Eesti vanarahva laulude ja lauluviiside korjamise reisikirjeldus. Ambla kihelkond. 1910, 20–29 juuli. Jüri Välbe üles kirjutatud. 22 juuli, neljapäev. Hommiku kohvi juures pererahvas tuletasid veel mõned laulud meelde, mis meie üles kirjutasime ja kella 6 aegu meie juba liikusime Jäneda poole. Teed mööda meie pöörasime veel Kitsekülasse sisse. Juba eemal meile räägiti, et selle küla rahvas olla oma kombetega teistest küladest palju järele jäänud. Kui sellele külale lähenesime, siis maapind küll paistis seal väga kehv olema. Muld oli väga liivane, rohi oli väga hõre ja kõhn. Puud madalad ja kõdurad. Majad olid ümberringi ka kõik ilma korstnata, väiksed ja viletsad. Otsisime sealt siis ühe lauliku üles. Juhan Kents oli ta nimi ja ta elas välja otsas sauna hurtsikus. Ta elamise luft oli kaunis madal ja väike majake ilma korstnata, ilma laudpõrandata, mille asemel muldparkett oli. Ja välimine uks ka ei olnud mitte laudadest tehtud, vaid puust raami ümber õlgedest punutud. Urtsikus peale vanamehe elas veel üks naisterahvas 2-3 lapsega, vist tema tütar. Elanikudel oli üleüldse vähe riiet selgas, iseäranis väiksel lapsel, kes mööda muldparketti särgis ainult käis ja segi polnud nuppu pandud, sest laps imes puppu oma suus. Vanamees oli juba hall ja natuke totsis kuulmisega. Piibus põletas ta tubaka asemel sammalt või mõnda rohtu. Meie seltsimehega kumbki suitsetajad ei olnud ja sellepärast ei saanud talle paremat suitsutamise kraami pakkuda, aga tuld süütasime talle piibu peale küll mitu korda. Kui nüüd vanataadi lauluvara otsa lõppes, pissime talle tubaka ostmiseks 20 kopikat pihku. Vanamees vaatas tükk aega raha ja kui viimaks meie ütlemise peale aru sai, et 20 kopkat on, tuli ta meid mõlemid 2 käega paitama ja tänama. Need liigutused tuletasid selgeste meelde vaestete talupoja küürutamist armulise mõisaherra ees. Ja muidugi need kombed oli see vanakene omale omandanud mõisasakstega ümber käies. Ta oli 25 aastat mõisas kubjaseks olnud. Võib ju arvata, et selle teenistuse jooksul mees tihti oma jõudu palju raiskas, kuid veel enam tundis ta meelepaha ja vaimuvalu. Kui herra käis peale oma suguvendi õelaste seal tagajas ja nende karmilt ja kurjalt ümber käis. Vanamehe näolgi nagu passivad selle sisemise valu, tema tundmiste ja kohuste verise sõja kurvad ja haledad jäljed ja selle pika teenistuse eest mõisaherra juures, kõige oma hoolsuse ja vaeva eest. Kõige oma südametunnistuse suigutamise eest, kõige oma tooruse ja kurjuse eest suguvendade ümber käimises maitseb ta viletsat elu haledas saunahurtsikus, lahjalt ja puudulikult süües ja kuivand rohutubakat tasemel põletades. Nii tasuvad mõisaherrad truud teenistust, nii hoolitsevad nad nende eest, kes neile rikkust aitavad kokku ajada. Nii palju on neil kaastundmust inimese vastu, kelle elu on nad mõruks teinud ja igavesti ära kihtitanud. Kurb, kole. Need 20 kopikat, mis vanamehe südame otsa rõõmuga täitsid, teid ka toas oleva naisterahva meie vastu väga lahkeks. Ta tuli toast välja meile teed juhatama ja selleks tõmbas ta endale oma parema jakki, mis päris kena välja nägi selga. Käisime veel ühes ja teises kohas, kuid enam polnud midagi võtta Kitsekülast ja meie läksime edasi Jäneda poole. Kõigepealt tahtsime Jäneda mõisas ühe kuulsa lauliku üles sotsida. See laulik oli üles antud kihelkonnast, aga sealt kihelkonnast korjamise aastake oli Ambla kihelkonda Jäneda mõisa asunud, kuhu tema aadressis anti. Nüüd läksime teda sealt nüüd võtma, kuid ta oli juba jälle ühte teise kihelkonda asunud. Ja võib-olla, et ta sealt kihelkonnast korjamise ajaks jälle ära rändab. Kui niisuguse pika nina saime, siis panime jalgrattad Jäneda koolimaja poole veerema. Seal elab kooliõpetaja Lubi, laialt tuntud mees, esimese riigi volikogu liige.
Peale lahket vastuvõtmist ja tüki aja jutuajamist võtsime natuke kehakinnitust ja läksime ühe herra Lubiga teele. Seadsime tööplaani niiviisi, et herra Lubi pidi oma ümbruskonnast meile natuke eeltööd tegema. Kuna meie 2-3 tundi selle peale tahtsime peruukida, et Aegvidu jaama lähedal paar laulikut üles otsida. Määrasime kokkusaamise kohas Jäneda mõisa Vesiveski Möldri korteri ja läksime lahku. Aegviidu oli sealt versta 5-7. See maa poleks küll kuigi raske olnud ära sõita, aga siin nukas näha oli vihma tulnud juba, sest mõnes kohas tee oli üsna porine. Aegviidu ümbrus oma looduse poolest on kaunis kena paik. Tihti on leida ilusaid mägesid, suure paksu rohelise metsad katavad maad. Väikesed järved ja jõekesed säravad tihti läbi metsapuude. Iseäranis ilusad on vettekaldad mägede juures, kus nad järsku kuivad ja paksu rohu ja puudega kaetud on. Mida lähemale meie jaamale jõudsime, seda rohkem oli näha suvitavaid Tallinna linna elanikke. Juhatatud laulikud elasivad teine pool Aegvidu jaama. Sellepärast tuli meil üle raudtee minna ja siis seal veel versta 3-4 suurt teed mööda ja paar versta mööda väikest metsateed edasi sõita. Viimaks leidsime metsast 2 suurt talukõrvustikku ja asusime esimesse sisse. Kõige enam võttis meid seal vastu üks keskel naisterahvas, kes kõik meie lootused laulusaagi kohta puruks lõi. Ta ei teadnud või ei tahtnud meile ütelda midagi juhatatud laulikust. Viimaks ütles, et meie võida minna teise pereste. Võib-olla ehk seal on. Jutu ajamise aeg tuli meie juurde veel üks nooremapoolne meesterahvas pool uues riides. Kuulas meie juttu naesterahvaga pealt ja viimati segas ka ise ennast jutu hulka. See meesterahvas oli otsani umbusaldust meie vastu täis. Silmad olid tal hallid silmad. Mis kaunis harvaste ette tulevad, on mulle väga vastikuid, sest nemad oma tumeduse pärast ei ole mitte südametunnistuse peegel. Ja kui nüüd nendele vastikutele silmadesse luurija koera liigutused ja jonni ja kahtlus ja umbusaldase jutud veel juurde tulid, siis hoobilt oli jälle näha. Paha tundmuse saime omale sellest metsalaste majast kaasa ja kahtlaselt asusime teise talusse sisse. Kaunis rohkem arvuline pererahvas lõpetas parajast lõunat söömast. Tegime juttu oma äri pärast. Juhatatud vanaeit elas küll siin, aga pererahva seas, kes praegust kõik koos olid, ei olnud ka siit midagi saada. Vist ühe ainsa laulukese nagu kogemata saime kätte. Paha meelega raisatud aja ja nähtud vaeva üle pöörasime suure tee peale tagasi, et veel paar verste edasi sõita ühte vanataati taga otsima. Vihm hakkas kai juba tulema ja see tegi meele paha veel suuremaks. Ja kõige sagedamini leidub kahtlust ja umbusaldust kultuuriliste ettevõtete ja inimese isiku vastu metsakohtades, kus ei loeta ajalehtesid ja võõraste inimestega puudutakse harvast kokku. Nõnda versta suurt teed mööda edasi sõites leidsime juhatatud koha üles. Kuid juhatatud lauljataadi käest polnud midagi võtta. Parajaste trehves tema juures oleme üks müürissepp, kes reheahju ümber tegi. See oli suure kasvuga mees, kaunis suure valge habe piiras ta paljast lõuga ja nägu ümber. Napsi peale oli ta väga maias. Kui ta meie käest paar napsu sai, siis laulis ta mõne laulu. Kuid need olid kõik uue maja laulud ja kõrtsi laua taga purjus peaga parajalt laulda. Siin oli küll vastavõtmine lahkem ka üks pere lahkeid suvitajaid kelas seal majas, aga laulusaak oli ka siin väike. Siis pöörasime tagasi, et eespool tee ääres veel üht vana eite järele pärida. Selle eide saime üsna hõlpsalt kätte, sest ta istus endise kõrtsi, nüüdse elumaja trepi peal tee ääres. Aga võtta tema käest ei olnud midagi, sest püha vaim oli temalt igasuguse ilmaliku laulu laulmise tuju eemale peletanud. Natukese aja sõnelimise peale ei jäänud meil muud üle, kui jalgratta selga istuda ja edasi kupatada. Aegvidu jama lähedal saime veel hea hoo vihma ja viimaks kella 5-6 ajaks jõudsime määratud kokkusaamise kohale, kus meie herra Lubi ikka tõesti veel ootas.
Kui kohale lähenesime, hakkas vihma õige kõvaste sadama, nii et õnnelikud olime, kui jäneda möldri majasse jõudsime. Vihma üleminekut oodates viitsime jutuga tüki aega ja kinnitasime ennast toiduga. Aga vihmal ei olnud sugugi nõu nii ruttu üle minna ja viimaks meie võtsime nõuks vihmal ühte torupillimängijat vaatama minna, kes paar versta eemal elas. Siin esimest korda tundsin ära, et ma heasti tegin, kui kodureisiks säärega veesaapad jalga panin ja vihmapalitu ühes võtsin. Torupillilööja oli üks kiilakas rätsepp, mõistlik ja leplik inimene. Ta täitis lahkelt ja ruttu meie tahtmist ja vastas oma mõistuse järele meie küsimuse peale. Mõnikord viskas ta jutu hulka natuke näljagi. Näituseks, keegi naisterahvas olla küll valmis hea meelega torupilli kuulama, aga toru püsti tõstmist ta ei võida sallida. Toru ajavast siis ennast alles üles, kui õhuruum hakkab õhku täis saama. Kui torupilli mängija juures lahkusime, sadas vihma ikka kõvat hooti edasi ja sellepärast sealt tagasi möldri majasse läksime ka läbi vihma. Õhtu saime möldri karjamehe käest mõned sarvelood üles kirjutada. Ta sulase käest mõned suupillilood. Viimaks hakkas eemalt maja juures kostma moonalaste laulu helin. Hääled olid tütarlastel üsna tublid ja laulud hästi ära õpitud. Laulsijad 2 häälega, mõned laulud olid uue maja koorilauludest. Keegi minuga parajasti juttu ei jäänud, kui laul mu kõrva hakkas kostma. Lähenesin lahtisele aknale, aga ka siit ei olnud mitte selgest kõike kuulda. Viimaks teistega seltsis läksime moonatoale lähemale. Laulikud ei pannud pahaks meie lähenemist ja ei häbenenud oma laulusid edasi laulda. Nad viimati laulsid koguni meie tellimiste järele. Päris lähedale me neile ei läinud, kartes, et siis ehk laulmine ära võerdub. Aga jäime vaatama tee äärde, kus nende elumaja lähedal oli. Paar paremat viisi panin paberisse nende lauludest, aga mu meeleolu peale mõjus see laulmine õnnistavalt. Mul tulid mitmed juhtumised lapse ja poisikese põlve meelde, kus ma nii tublilt olgugi lihtsalt ja hööveldamata südamest tõusvad ja südamesse tungiva laulu olin kuulnud. Magus on seda laulu kuulata ja õnneliku kurvatuju jätab ta järele. Süda nii kui sulab tungivate helilaenete mõjul. Hing nagu läheb laiali tervedesse ilmasse, millega ennast tunned õnnelikus ühenduses olema. Mõttetiivul lendavad juovastuva ääre unistuste riiki, mis nii kauge ja võrdlemata ilusam on kui igapäevane elu ja orjus. Pisar paisub palgele, kõik kurjad tundmused kaovad ja mustad mõtted vaevad. Mõtlesin siis ka muusikakunstist. Millegi asja üle tegin selle juures kareda otsuste. Tihti pealegi muusikameistrite käes see kunst ei taha enam olla see, milleks ta on siia ilma kutsutud. Nende muusikatööd on kaugel suurepärased lihtsad. Sooja südame asemel on nendes tihti kuulda kivitükikese kõlisemist. Pehme liha liikuvate muskliste asemel on nende sünnituste ainult närvid ja luukondid. Ja kui tihti meie elus nõrka tervist ja erkude ärisust peame vaimu suuruse ja sisemise väärtuse tundemärgiks. Niisama tihti ka kunstitööd arvustlemise juures meie peame nende haiglast nõrkust ja loomu vastasuse välja arenemist nende kõrgväärtuse faktoriteks. Me kõik tahame üliinimesed olla. Ka meie kunstitööd peavad üliinimlised olema, muidu meie tallame nad üliinimeste armuta kohtu järel porisse. Aga ei, nõder inimene. Maa mulla peale pead sa omad jalad kõik oma eluaja toetama. Taevaruum on jumalate eluase ja oma lihalise kehaga sa sinna iialgi ei pease. Kui sa tahad õnne maista, siis tihti pead sa õppima nendest, kes emakese maarinnale hästi lähedal on, kes teadmata taevast ei unista. Nii ka laulus ja muusikas. Kui suusugune värskus ja vägevus
Lihtsas ja sügavus, soojus ja sütitus täidavad tihti looduse laste, maainimeste laulude viisid ja nende ettekandmist. Nad ei õpi seda muusikakunsti mitte konservatooriumides, nad ei harjuta mitte iga päev 12 tundi ning nende laul on tihemalt see, mis ta olema peab, kui keerulised kunstisünnitused. Ja kui kurb on selle peale mõelda, et need lihtsad ja mõjuvad muusikapalad ja nende pruukimise rahva seas kaduma lähevad ja osalt on juba läinud. Poisukesena kuulsin ma suvel iga laupäeval ja pühapäeval mõnikord ka äripäeva õhtu, et lõõtsapill ehk kannel kusagilt hüütsivad ja noored mehed täis lusti ja rõõmu neile kaasa hõiskasivad. Ehk mängisivad jälle neiud ja noored mehed ühes ringis ja kaugel kossid neidude heledad hääled ja ilusti kõlasid neile kaasa noormeeste tugevad soovid. Ilus paistis siis ilm mu silmale ja rõõmu pakkus elu mu südamele. Aga nüüd on kõik see kadunud. Ei hüüata enam lõõtspill nii lõbusast, ei kõlise kannel nii kenasti. Ja mis pärast? Kui oma tähelepanemist selle peale pöörasin, et just mõisa moonakate lakaluugi all mu südamesse tungivaid laulu lauleti, siis selgusid mulle ka muretta, mõnustate ja mõjuvate laulude kadumise põhjused. Ühesugune jaatus, ühesugune mured, ühesugused rõõmud, ühesugune inimeste väärtus kogusivad pooltosinat neiusid moonakate lakaluugi alla ja panivad neid laulusid välja valama oma tundmusi, oma meelemõlgutusi ja igatsusi. Et ühendav side oli siin veel nii kõva, et ühise laulugi veel alal hoidis, aga talukohtadel on juba igal pool see side kadunud. Ja pole ka ime, kui igaüks omal elab. Oma kasusid ja tulusid igal pool silmas peab, oma naabriga ainult tarke korral tegemist teeb, siis on ja ühendused sidemed nõrgestatud, mis mitte üksi päinis üheskoos laulmise, vaid ka muud kasulikud ühistegemised ära hävitab. Kui ühistegevuse lained jälle inimesi üks ühele lähemale liigutavad, siis viimased hakkavad jälle tihedamalt üks ühele kokku puutuma. Siis võib-olla ärkab ka koos laulmine jälle uuesti elule, ajakohaselt oma nägu natuke muutes. Siis saab ehk jälle kõlama vaba, lihtne, vägev laul, mis südamesse tõuseb ja meelt lahutab. Loodame, et praegune rahvalaulu talv ennast kena kevade, sooja suve ja viimaks viljarikka sügisega vahetab. Mõtted täitsid mu pead, kui moonakate maja juurest tagasi pöörasime. Möldri juures kutsuti meid õhtusöögile ja elav jutt peletas mu pealt mõrud mõtte rahva laulmise kohalt ära. Peale õhtusöögi kuulasime veel paar lugu Möldri karjuse käest ja Möldri kutsumise peale tuli ka mõned moonakate tütred sinna ja meie kirjutasime ka nende käest veel paar laulukest ülesse. Silma ees toas olid need plikad küll häbelikud ja arad kui lambad. Peale selle läksime me kaunis suure seltsiga. Lubi, Mölder, veel keegi oli meiega ühes Jäneda mõisa öövahi Mart Papi juurde, kes seal ümbruses laialt kuulus oli, kui tubli naljahammas ja lõbus laululööja. Tihi tuleb küll niiviisi ette, et laial kuulsate laulikute käest ei ole vanavara aita midagi võtta. Rahvas peab meeles üleüldse lauljaid, kes talle lõbu pakuvad ja meelehead teevad. Olgu need laulud uuemad ehk vanemast ajast pärit. Mart Papi laulude hulgas oli ikka mõned vanad laulud ka olemas. See laulik oma välimise poolest oli kastreeritud. Kohitu inimese sarnane, hääl, habe ja kasv äratasivad seda arvamist ja võib-olla selles arvamises on ka osa tõtt. Aga oma meele poolt tuletas ta meelde linnukest oksa peal. Ta laulis meile hulk laulusid, kuid üles kirjutatud ei saanud mitte kõik, sest ei olnud seda väärt. Peale selle ütles veel mitmed uuema aja naljasõnad. Tema juures, mõisa kokk, pesusaunas, viibisime meie kuni kella 2 öösi. Vahete vahel kassime aga kibedaga tema kõrikest. Juba uni kippus kallale ja laulud, mis üles kirjutamist väärt olid, said otsa. Sellepärast tegime otsuseks puhkama minna.
Mölder läks oma seltsimehega oma kodu. Meie läksime Lubiga Jäneda külasse. Öövaht jäi mõisat kaitsma. Kaua kõlas meile tee peal järele veel tema lõbus laulu hõiskamine. Kui kohale jõudsime ja voodisse saime, siis uni maitsis väga magus.